No nii, aga ilusat õhtut minu poolt, et mina olen siis Kristi Jõeorg ja olen siis üks raamatu Julgus luua muutusautoritest, et teine kaasautor on siis Signe Ventsel ja oleme siis kogunud sellesse raamatusse Eestis tõeliselt inspireerivate naiste lood ja proovime endiselt jälgida, et meil oleks mute'i peal, et vaadake, kas teil on see mute nii-öelda läbi kriipsukesega tõmmatud, et siin all riba peal. Regina, sul tuleb heli läbi päris palju. Ja siis Iljal ei ole veel ja. Et ma saan siit mute ida vaikselt ära, et siis me saame mugavamalt toimetada. No nii, aga super. Nii, nii. Ahah, Kristi suutis ennast ka ära mute ida. No näed, ma olen nii hea mute ja. No nii, aga nii tore, et meid on siia kogunenud palju uudishimulikke inimesi kuulama tõesti sellist põnevat teemat, nagu Egle on tohutult nii-öelda suure kogemuse läbi siis omandanud põhitöö kõrvalt, laste kõrvalt saada nii-öelda enda nii-öelda kontol näha võib-olla miljonid. Egle, kas see on tõesti nii? Kas see on võimalik? See on praegu clickbait tegelikult, et kontol miljonit sa tegelikult ei näe, kui sul on miljoni ettevõte, sest et see on ju 12 kuu peale kokku. Ja miljoni ettevõte sulle võib-olla, kes teab, kiiresti arvutus ära teha miljon, mina toimetan rahvusvaheliselt dollarites, et selleks, et saada $1 000 ettevõtte, selleks on sul vaja kui palju iga kuu? 84 000. Tegelikult see globaalses mõttes ei olegi üldsegi palju, et 84 000 sa pead tekitama iga kuu käivet, mitte kasumit, käivet oma ettevõttele, et sa saad öelda, et sul on $1 000 ettevõte. Nii et tegelikult see ei olegi nüüd nii palju, ei ole vaja üle 100 000 kuus käivet tekitada, et see on kõigest 5-kohaline summa. No vot nii, et sina siis näed seda nii-öelda käibenumbrina siis aasta aruandes võib öelda lõppkokkuvõttes. Ja, aga Egle, hakkame siis päris algusest võib-olla pihta. Et kus tekkis sinu mõte, sinu elus see taipamine või see mõte, et kuulge, et nüüd tuleb ikkagi midagi hakata teistmoodi tegema, et nii nagu on seni olnud, nii enam ei jätku ja nüüd ma tahan teha midagi teisiti, tahan luua muutust. Tahan muutust on tegelikult läbi mu elu olnud kogu aeg. Ma olen pärit hästi pisikesest külast Märjamaa lähedal, kui Pärnusse sõidad Tallinnast, siis poole tee peal täpselt. Seal elas umbes täpselt 100 inimest ja ma teadsin neid kõiki ja pooled olid mu enda perekond ja sugulased. Ehk siis peale muru kasvamise ja kõige selle seal väga palju midagi tegelikult ei toimunud ja juba siis ma teadsin, et ma tahan mingit muutust, ma tahaks rohkemat oma elus saada. Ja hästi naljakas on see, et ma olin tohutu hobusefänn ja sama kaustik, mis kuulus hobustele teisele poole. Flippisin ja kirjutasin, et kuidas kätelda, kuidas, ma ei tea, asjalikult riides olla, et inimesed võtaksid sind tõsiselt ja reaalselt ma 10-aastasena kleipisin pilte ja tollel hetkel oli mingid ärilehed ja asjad, et äripäeva siis vist ei olnud. Lõikasin ise ajalehed kapsasteks ja olid hobused ja oli ettevõtlus minu jaoks. Siis ma juba tundsin, et ma tahan midagi teha, aga ega ma ju lapsena midagi ei teinud, ma ikkagi suhteliselt tagasihoidlik neiu. Ja sukeldusin korporatiivkarjääridesse ja märkasin erinevates ettevõtetes töötades, et ei taha kuidagi püsida seal ametites, et teen küll, kirg on suur, põlen läbi heleda leegiga. Ja kuidagi ikka 1,5 aasta pärast kibelen kuskile mujale ja siis läbi mitme sellise testi ja katsetamise saingi aru, et aga võib-olla ma ei olegi päris palgatöö inimene. Võib-olla ma olengi ettevõtja tüüp, kes tahabki natukene hullemat sükest Ameerika mäge oma tööelus maitsta. Ja asutasin erinevaid ettevõtteid siis palgatöö kõrvalt. Seetõttu mul ongi, praegu ma panin Kristi jaoks 11 erinevat asja kirja, kuidas palgatöö ja laste kõrvalt ettevõtteid asutada. Sest ega meil ei ole ju aega, meil ei ole raha, see on fenomenaalne, mida inimesed näiteks vanuses, ma ei tea, 20–30, kui sa hakkad lapsi saama, kui sa hakkad, ostad korteri, tahad korterist majja minna, raha on ju kogu aeg kuskil ära, lapsed võtavad kogu su aja, sõpradega tahaks ka midagi teha, mõnikord tahaks ju reisida ka, aga selle kõrvalt ma siiski 5 ettevõtet asutasin, nendega ei õnnestunud, et sisuliselt nad ei jõudnud kuhugi.
kui ma siis otsustasin ühel hetkel, et 3. lapse sünniajal tahaksime perega emapalka ajal olla Aasias 6 kuud. Ja Aasias olles kohtusin ühe politseiassistendiga, kes müüs popcorni pitsat Amazonis. Ja mõtlesin, et issand, kui veider, et mis asju kõik Amazonis osta saab ja siis läksin surfama ja vaatama ja siis seesama neiu tegi konverentsil ettekannet ja võttis mind selliseks padjaks diivani peale, et hei kuula, et siis ma olen väiksem närv sees, kui ma lähen konverentsile esinema ja ma kuulasin ja mul oli suu ammuli, et vau, nagu nii palju põnevaid asju, nii palju saad ise teha, sa ju leiutad ise selle toote, siis sa paned selle ise kuskile konteinerisse, siis sa ise vaatad, millal see kohale jõuad, siis sa pead kirjutama kuulutuse teksti, siis sa pead ise välja mõtlema, mis pildid sinna tulevad, siis sa pead ise vaatama, mis võtmesõnadega inimesed seda otsivad. Ja mul läks nagu nii, see tempo läks nagu nii üles seda ettekannet kuuldes, et kohe, kui ta lõpetas ära, siis ma isegi ei andnud talle tagasisidet, vaid tormasin arvutisse ja hakkasin YouTube'ist õppima, et mismoodi see e-kaubandus Amazonis siis käib, et niimoodi käis minu switch ära. Siin on väga-väga palju varasemat katsetust alla tulnud, nii et tegelikult ükski edulugu, nagu igaüks meist ju teab, ei ole ühekordne proov. Mul on proove ikkagi 5-6 tükki enne seda. Ja need on olnud kõik ebaõnnestunud proovid, et ebaõnnestumine on selle mängu nimi, on õnnestumise nimi. Ilma selleta ei saa. Räägi, kuidas sa võib-olla selles ebaõnnestumises nii-öelda oled ellu jäänud, sest et kui tihtipeale ju toimub selline ebaõnnestumise tunnetamine, siis on, ma ei saa hakkama, võib-olla ma ei oska. Et tekib selline keeruline tunnetus enda sees, et kas ikka tasub jätkata, et võib-olla ikkagi see palgatöö on kindel nii-öelda koht. No kõige ebakindlam asi on alati kindel palgatöö, on ju. Aga et kuidas sina suutsid enda sees sellest läbikukkumiste jadas siis nagu läbi tulla, et kuidas sa tegid seda? Kõige suurem asi, mis ma sain aru, on see, et iga kord, kui ma nii-öelda omast arust kukun läbi, siis ma tegelikult õnnestun, kui ma arvan, et ma ei kuku läbi. Ehk siis iga kord, kui mul on mingisugune probleem, siis see on suurepärane võimalus ja ma olen eriti palju kasutanud ära oma viimases ettevõttes Amazonis, kus me arendame tooteid ja toome neid turule globaalsetele klientidele, sest et see on üpris keeruline, seal on väga palju hammasrattaid ja kõige suurem ämber meil ettevõtluses on olnud, kus $20,000 jääb konteineris kinni, kaup siis ja me ei saa mitte midagi teha, sest paberid on valesti vormistatud ja selle peale võiks öelda, et okei, mul ei ole rohkem nagu raha panna, et kõik mu raha läks põles ära. Jätan pooleli, enam ei tee, olen kurb ja pettunud, aga ei, näita mulle seda kohta, kus sa teinekord läheksid ja teeksid tollipaberid nii valesti, et sul jälle jääks konteiner kinni. Seda ju ei juhtu. Iga kord, kui sa ebaõnnestud, tegelikult järgmist korda sa vabatahtlikult samat ämbrit ei lähe kolistama. Aga sinu konkurent jätab pooleli ja see on minu kõige suurem motivaator. Mul on pigem nagu see hasart, näita mulle probleemi, sest ma tean, kui ma selle ära lahendan, siis mu konkurent, väga palju konkurendid ei lahenda neid probleeme ära ja mida rohkem ma neid probleeme ära lahendan, seda vabam ja nii-öelda heas mõttes üksikum on ettevõtja roll või ettevõtja nagu selline positsioon, seda vähem rüselemist on, sest et te ei kujuta ette, kui paljud inimesed alla annavad ettevõtluses tegelikult lõpule jõuavad ju, ma ei tea, 4-5% heal juhul, eks ju, kelle ettevõte on rohkem kui aasta vana või midagi kauematki. Ja see on ainult edasiminemise küsimus. Tegelikult on ainult edasiminemise küsimus. Ettevõtluses ei ole võimalik ebaõnnestuda, kui sa lahendad ära probleemid, mis sinu ette tulevad, sest teist korda sa ju ei lähe vabatahtlikult näppe sahtli vahele panema. Ja kui sa kogemata paned, kolmandat korda ikka enam ei pane, et see on parim eluülikool minu meelest. Need probleemid on tegelikult võimalus. Ja kui sa niimoodi nagu endal ümber pakendad, siis tegelikult probleem enam ei ole. Pigem on see, et näidake mulle midagi, kus ma veel saan konkurentidest nüüd lahti, sest nemad ei viitsi neid probleeme lahendada. Ja, sest siin tegelikult on ka ju olemas üks tõeliselt tore raamat nagu mõtteviis. Ehk me siin saame rääkida edenevast mõtteviisist ja ka siis nii-öelda sellisest pidurdavast mõtteviisist. Et ilmselgelt sina oled see edeneva mõtteviisi inimene ja mida mina olen ka enda nii-öelda selle peaaegu 15 aasta ettevõtluskogemuse juures saanud, tegelikult üks kõige tähtsamaid asju ongi ju mõtteviis. Et mõtteviis loob või siis takistab sisuliselt. Nüüd Egle, räägime sinu mõtteviisist, et meil on nüüd tõesti 11 punkti praegu, mis sa mulle ka välja tõid
et milline on sinu mõtteviis erinevates kategooriates. Et no alustame võib-olla sellest, et meie keha on meie tempel ja kui meil kehas energiat, head tunnet, enesekindlust ei ole, siis tegelikult on ka juba nii-öelda väga keeruline astuda neid samme mingisugustes teistes suundades, sellepärast et keha võib sind alt vedada. Et räägi, kuidas sina enda keha hoiad minemas niimoodi, et ta on sul sinu tempel ja ta aitab sul edasi liikuda, sinu eesmärke saavutada? Minu meelest ettevõtlus ei ole väga võimalik, kui sa ei pane nagu neid vundamente või alustalasid paika, sest ettevõtlus ainult hea soovi peale, et jah, ma tahan midagi saavutada, see ei püsi. Kui sa sööd võisaia, kommi, šokolaadi nagu ajad mingisugust hästi suhkrurikast toitu sisse endale, siis me tegelikult teame juba teaduslikult, et see pärast päädeb toidukoomaga ja ma oma peal olen testinud, et umbes 50% töövõimest mul läheb ära, kui ma söön valesid toitusid. Ehk siis täna tegelikult ma ise hoian oma aju niivõrd nagu hoolikalt, et ma tegelikult, kes on vähegi kuulnud, ma ei tea, ketotoitumisest ehk siis tegelikult selliseid nii-öelda valge jahu baasil tooteid, makarone ma ise täna enam ei söö, et pigem võtan kasulikke rasvu, valku ja rohelist köögivilja ja üldse nagu juurikaid, eks ju. Ja ajule meeldib see, ajule meeldivad rasvad, oomega-3 ja aju on õnnelik ja annab sulle vastu palju mõttevõimet, särtsakust, teravust. Ja rõõmu tegelikult, kui ma söön hästi suure süsivesikurikkusega toite, siis ma olen ise olnud mingisugusel hetkel elus päris sügavas depressioonis ja ma tean, mida see tähendab. Ja üks võti, kuidas ma sain depressioonist välja, oli see, et ma jätsin need valge jahutooted ära. Sest et nad tekitavad minus melanhooliat, motivatsioon läheb ära, tekib kuidagi sihuke enesehaletsus iseenesest kuskilt lambist. Sa ei suuda seda seletada, see lihtsalt juhtub sinuga, et sa ei ole motiveeritud, sa oled kurb tuju, mõtled, et sul ühtegi sõpra pole, keegi sinust ei hooli. Justkui nagu lambist, eks, et kust see nagu tuleb. Ja nii kui ma jätan need toidud ära, mul äkki, oota, mul ei olegi põhjust, aga ma olen nagu õnnelik, midagi on nagu hästi, aga mul ei ole põhjust nagu selleks, et miks ma ennast nagu hästi tunnen. Ma olen oma peal lihtsalt nii palju neid laboriroti katseid teinud, et ma enam täna ei soovi ennast panna sellisesse madalasse energiasse ainult toidu läbi. Teine koht, kui vähegi tahta ettevõtluses midagi ära teha, on see, et jube kergesti tooli peal istudes tegelikult me läheme ju paksuks ära, sest et me ei liiguta ennast ja kui me ei liiguta ennast, siis aju ei saa hapnikku energiat ja tegelikult ei saa ka mõtelda. Minul on jube lihtne endale öelda, kui ma tahan midagi ära teha, kui ma tahan juhtida, kui ma tahan olla mõistlike mõtete tekitaja, siis ma pean ennast liigutama. Ma ei ütle, et sa pead iga päev seda tegema, aga mina täna tõusen üles ja jooksen 3 kilomeetrit iga hommik ja ma jooksen nii aeglaselt, et see on nii lihtne. Ma ei lähe mingisugust kiirusrekordit murdma, ma lihtsalt longin selle maa ärkamiseks ülesse ja mul ei teki seda halba nii-öelda, et oh my god, nii raske trenn oli, et ma teinekord enam ei taha, et niisugune eneseületamine tohutu. Ei, see pole mitte mingi eneseületamine, mul on pigem mõnus värsket, niisugust mõnusat külma õhku sisse hommikul ärkamiseks hingata ja mu tempo on nii madal, et ma ei tea, 4-aastane kõnnib kiiremini, kui ma jooksen. Et tegelikult ei saa ennast nagu piitsutada igast asjadega, aga vähemasti me liigutan, mu nahk, see on soe, tulen tagasi, hüppan külma duši alla ja siis mu keha on nagu saanud kõike seda, et veri liigub ja on nagu äge olla. Ja kolmas sammas ongi 3 sammast: toitumine, liikumine ja minu jaoks on meditatsioon paraku. Meie mõistus ei ole ausalt öeldes kõige parem partner alati probleemide lahendamisel. Meie mõistus jääb ketrama, me oleme probleemides kinni, ajame ennast hulluks ära. See on nagu niisugune monkey mind, aga et saada niisugust ahvi käitumist, hüppan ühelt oksalt teisele ja tegelikult veidi nagu kontrollimatult toimetan, et saada korraks 2 jalga maa peale tagasi ja korraks ma saan aru, kas ma liigun õiges suunas, siis minu jaoks igapäevane meditatsioon, see ei pea üldse pikk olema, 10 minutit on ka täiesti okei. Aitab korraks hingamise saada rahulikuks, rääkimise tempo maha, nagu te kuulete, ega ma ise olen ka üpriski tempokas inimene ja minu jaoks on seda väikest pidurit vaja elus, muidu ma panen edasi kiirkäigul ja võib-olla panen hoopis vales suunas. Põlen läbi valedel põhjustel ja seda ma ei taha teha. Nii et toitumine, natukenegi liikumist ja natukenegi meditatsiooni on need kõik 3 kõige suuremat alustala.
ja me räägime hästi natukene ka järgmisest, ütleme oma keha mõttes järgmisest momendist, mis on suhted. Et kuidas sina pere kontekstis laste kõrvalt, arvestades ka elukaaslasega, saad ettevõtluses niimoodi tegutseda, et sa tõesti saad tegutsedagi selliselt, et sa lood miljoni ettevõtet. Et kuidas sa seda teed, millised on siin sinu sellised head nipid, sest tasakaal on ju väga tähtis, sest kui me nüüd ratsutame ainult edu suunal ja jätame pere kõrvale, siis on lapsed kurvad ja nii-öelda ühendus kaob ja elukaaslane kurb. Ja kui pigem oled kodus, siis sa oled ju ise kurb. Et kuidas sina iseenda jaoks seda tasakaalu leiad, et hoida nii-öelda terveid nii-öelda selliseid mõistlikke suhteid? Ja kusjuures naised, mul on väga kahju seda öelda, aga ma arvan, et mehed on meist palju paremad selle tasakaalu leidmises. Meie ei ole ja me peame teadlikult aktsepteerima, et me oleme liiga head. Me võtame enda kanda liiga palju. Me oleme tegelikult palju võimsamad, kui on Kalevipoeg, nagu Linda on palju kõvem tegija kui Kalevipoeg. Nagu anna see lauahunnik Linda kätte, Linda võtab teise veel, sest et kõige eest on vaja ju hoolitseda. Et okei, tükkideks lammutatuna. Ükski korras kodu ei tee ettevõtet, pigem teeb sul ettevõtet sassis kodu ja seda mitme aspekti pealt. Kui sina tuled koju põhitöölt, oled seal juba niikuinii panustanud ja teadusuuringud on kinnitanud, et naised on palju paremad keskastme juhid kui mehed. Naised on palju rohkem saavutusvõimelisemad kui mehed. Ehk siis me teame, et me panustame tööl palju rohkem kui mehed. Lihtsalt meestel on see nii-öelda ajalooline palgalõhe sisse jäänud, kuna nad on väga suuresti kauem olnud tööjõuturul kui meie. Ühesõnaga, me panustame rohkem. Ja me tuleme koju, siis vaatame, et oh my god, süüa pole. Noh, me ikka oleme harjutanud, me ise suht nagu teeme toidu, on ja. Siis on mingi lastega vaja õppida, siis on tuba segamini, siis on vaja kvaliteetaega veeta, on ja. Kõik justkui nagu meie õlul ja me võtame selle enda õlule ja me justkui nagu tahaks, et teised panustavad, aga siis nad ei panusta ja siis me oleme kurjad ja siis me teeme kõik asjad ära ja siis oleme õhtu lõpuks nagu nii väsinud, et näita mulle inimest, kes kell 9:30 tahaks ette võtta YouTube'i ja hakata õppima, kuidas ma ei tea asju teha, kuidas programmeerimiskeelt õppida, kuidas Amazoni õppida, kuidas ma ei tea käsitööd teha. Käsitööd võib-olla suudad ainukesena teha, saab mõtte nagu välja lülitada. Et tegelikult siin on nagu väga tõsine sõnum naistele, et ei tohi koristada oma kodu nii palju. Igal pereliikmel saab olla oma ülesanne ühises eksisteerimises. Minul näiteks on 3 last, üks kuulab praegu siin peal, vaatab, mida ma räägin. Ja tema teab küll, et kui prügi on vaja välja viia, siis prügi on vaja välja viia ja enne magama ei saa minna, kui prügi on välja viidud. Ühesõnaga, nõud, pesu pesemine, täiesti suutelised. 9-aastane peseb ka pesu ära. Uskuge mind, nii uskumatu kui see ka ei ole, 9-aastane laps suudab vahet teha valgel ja punasel pesul. Meie arvame, et nad ei suuda, aga tegelikult nad suudavad valgel ja punasel pesul vahet teha ja nad suudavad nad eraldi masinasse panna ja nad oskavad selle kapsli sinna sisse panna ja nad oskavad selle pesu sinna kuivatisse panna. Siin ei ole mitte mingit tuumafüüsikat. Tolmu võtmine, lillede kastmist teeb mu 4-aastane. Jah, ta kastab üle küll ja mõnikord põrand ujutab ja siis on lillepotid ümber ja mis sellest. Meil on abikaasaga olnud aastaid juba see reegel, et kõik kahju, mis on alla 40 €, las ta tuleb sisse. Ma isegi ei hakka karjuma, las ta tuleb sisse, sest et see on lastele eluülikool ja ei ole mõtet iga asja peale närvi minna. No ja siis, kui sul on koduloomad, koera-kassi pistitamine. Et mõnikord me võtame oma lastelt ära võimaluse vastutada ja kui me võtame lastelt ära võimaluse vastutada, siis neil on mõnevõrra keerulisem minna ellu. Meil on lihtsam need asjad ise ära teha, aga kui me tahame saada ettevõtjaks, meie esimene tuleproov on luua kodus süsteem, mis toimib ja manageerida seda süsteemi, mis toimib, sest kui sa lood ettevõtte, sul on töötajad ja sul on vaja süsteemi, mis toimib ja sul on vaja manageerida töötajaid niimoodi, et nad on õnnelikud, nad teavad, mis nad teevad, mis on nende key performance indicatorid ehk siis nende tulemuslikkuse mõõdikud ja enne kui me läheme ettevõttes seda tegema, me saame kodus seda harjutada. Nii et tegelikult see on jällegi niimoodi, et me võtame justkui probleemi, aga me keerame selle lahenduseks. Ja lõpuks on niimoodi, et perekond on õnnelikuna, nemad tegelikult saavad ka panustada. Su abikaasa on õnnelikuna, tegelikult tema on saanud ka panustada, ta saab aru, miks ta seda teeb ja sina ei pea kõiki maailma asju üksinda ära tegema. Ja see on mõnes mõttes nagu harjutus ettevõtluseks.
Ja et täpselt, et tegelikult luues need 2 vundamenti on see tohutult suur alus, et luuagi nüüd edu, sest et katkine peresuhe ju ei loo edu, vaid et see suunab energia ju valesse kohta, sest siis su energia hakkab valesse kohta minema ja sa ju ei taha energiat sinna valesse kohta suunata. Ehk et siis, nagu sa ütlesidki, on see süsteem, see tegutsemine, see suurem pilt, arusaamine, mis ka näiteks see kahju võtmise osas, et miks ja mis selle juures on tähtis, eks, et siis andagi lapsele see võimalus ja mitte püüdagi olla see perfektne, ajada ka lapsele seda perfektsust taga ja sealt ju laps õpib ka julguse eksimise osas. Et ta õpib eksima ja kui emme kohe ei jookse harjavarrega, et oi, mis sa siin tegid, on ju, katastroof, vaid et läheb, et oi, näed, kukkus. No mis sa sellest õppisid, mis sa edaspidi teisiti teeksid, eks? Et see on nii suur suhtumise küsimus, et nii hästi jagatud. Suur aitäh sulle ja tõesti fantastiline. Ma arvan, tegelikult mul on mõnes mõttes kahju, et naisi on ettevõtluses nii vähe ja samas ma tean, miks meid on ettevõtluses nii vähe. Täpselt sellel põhjusel meid ongi ettevõtluses nii vähe, sest meie süda on nii hea oma armastatud lähedastele. Me tahame pakkuda nii palju ja meil saab otsa siin tegelikult see patarei võimekus, et kui me vähegi tahame kodust väljapool midagi luua ja uskuge naised, maailm vajab seda, siis me peame hoidma oma energiat natukene niisuguses igapäevases sahmimise ja siia hulka kuulub tolmuimejaga tuuseldamine ja isegi kartulite praatimine. See on igapäevane sahmimine, seda ei ole vaja teha. See ei ole kohustus tegelikult. Ma vist Ameerika statistikat vaatasin, et 4% Ameerika palkadest makstakse nüüd naisjuhtidega ettevõtetes. Ehk siis see ei tähenda seda, et naisjuhtidega ettevõtteid oleks 4%. Ei, need on rohkem. Lihtsalt naisjuhtidega ettevõtted on nii pisikesed ja nad ei ole selles mõttes nii vähetähtsad. Et mõtelge, missugune potentsiaal on maailmast puudu sellepärast, et me tuuseldame oma energia kodus tühjaks ja me ei kaasa oma perekonda normaalsesse igapäevatoimingute tegemistesse. Ja mõtelge siin sellesse, et mis nagu ressurss läheb raisku selle koha peal, kui ma ütlen endale, et ei, mina ei saa keskenduda segamini kodus. Segamini kodu näitab, et ma ise olen ka kontrollimatu ja ei saa oma eluga hakkama. Ma ütleks pigem seda, et segamini kodu on loov kodu. Segamini kodu näitab seda, et sa oskad ignoreerida asju, mis tunduvad justkui kohustuslikud, justkui nagu vanemate generatsioonide poolt meile kaasa antud asi, et teed süüa, nõud on pestud ja kodu on kogu aeg korras. Ei pea kogu aeg kodu korras olema. Ma ei usu, et ühegi meie kodu haiseks mingisuguse prügi järgi või midagi katastroofilist juhtuks. Lihtsalt me kulutame tohutult palju aega pisikeste asjade sättimise peale selle asemel, et panustada maailmale läbi ettevõtluse või läbi väga ägeda palgatöö iseenda andeid. Me lihtsalt selle patarei tõmbame tühjaks koduseinte vahel. Ja, aga nüüd siis siit ongi paslik edasi liikuda, kui tervis on paigas, pere toetab seal ehk et need pooled mõtteviisi koha pealt on loodud. Mis on see järgmine samm, mida sina iseenda jaoks pead tähtsaks just selle miljoni ettevõtte loomise juures, just et perega korras, tervisega korras. Mis on sinu arvates see järgmine tähtis samm või mida sa ise kogesid? No kindlasti on aja juhtimine, sest et kui me rääkisime siin kodust ja perest, me kõik igatseme väga-väga südamesse vestluseid, kvaliteetaega, koos lastega millegi tegemist. Ma ei usu, et keegi meist oskaks nagu väga hellalt hinnata neid aegu, kui igaüks istub telefonis, oled ninapidi ja et perekond on füüsiliselt koos, aga vaimselt igaüks on oma Netflixis, eks ju. Ehk siis meie perekonnas tegelikult tegime sellise reegli, et tööpäevadel on 0 ekraani. Lastel on küll 2 tundi telefoni aega, et nad saavad oma stuudiumid ja asjad ära teha. Aga üldiselt me hommikuti ja õhtuti, meil on reegel, et 5 päeva nädalas me telekat lahti ei tee just nimelt sellepärast, et ma saaksin oma vanemale poisile teha kaardimängus pähe või tema mulle, mis tihti lugu juhtub hoopis niipidi olema. Või siis me saame minna matkama või siis me saame lihtsalt üksteisega koos aega veeta, õhtuti kell 8 voodisse minna, koos raamatut lugeda. Väiksema tüdrukuga me nuputame neid ajakirju, keskmisega värvime neid keerulisi peenikest pliiatsit nõudvaid asju, eks ju. Ja joome koos teed, paneme puslesid. Jube lihtne, kui lastel on valida, kas neil on
kas seal on ekraan või värvi või nuputamisvihik, siis loomulikult võidab ekraan, aga meie vanematena kaotame ära selle võimaluse üldse sidet luua, sest et meil ei ole võrdlusmomenti lihtsalt. See teine on selline hüperaktiivne, värviline, kiirete piltidega. et siin ei ole võimalik konkureerida ja me lihtsalt ei tahagi konkureerida. Meie vaatame oma nädalavahetuse filmi ära nädalavahetusel ja ekraan nagu sinnamaani jääbki. Juba päris ettevõtluse alguse ajal ma ei ole vist telekas mingisugust seriaali või asja jälginud juba vähemasti 10 aastat. Ma lihtsalt ei vaata telekat, ma ei vaata uudiseid. Telekas on mulle ainult, ma Netflixist mõnikord vaatan mingit dokumentaale, kui meil on laupäeval vanema pojaga armastame väga ajaloolisi dokumentaale, siukseid erinevaid dokumentaale vaadata, et siis me ühe filmina võtame dokumentaali, aga telekas sisuliselt kogub mul siin selja taga tolmu. Mina temaga midagi ei tee, lapsed seal hommikuti multikat ei vaata, sest et me raiskame jälle ära iseenda potentsiaali. Kui me tuleme koju, me oleme väsinud, me paneme teleka käima, siis me laseme sisse terve hunniku mingisugust rosoljet, millega meil on mitte midagi peale hakata. Mida ma teen selle mingi Hispaania seepikaga või sellega, et kuskil jälle koroonanumbrid on üleval või nagu tegelikult see meediapilt loob meile pigem ärevust, pigem ebaturvalisust ja sellist nagu, et oh my god, ma ei tea, kas ma julgen üldse tegutseda. Praegu on nii imelikud ajad, kas ma jään ellu, kas mu töökoht jääb alles, ma ei tea, kas raha devalveeritakse ära. Igasugused asjad tulevad siin koroonaga ülesse. Ma ei vali vaadata niisugust asja. Ma tegelen iseenda asjadega. Ma hoian oma pead, kui ma tulen koju ja teleka asemel loen raamatut, lähen õue, olen hästi rahulikult, teen süüa, kas või teen süüa. Et ma ei võta nagu väljaspoolt sisse mingisugust sellist ärevust tekitavat informatsiooni. Jah, see on huvitav küll, aga ta on tarbimine. Sa ei saa tarbida enda sisse lasta seda nii-öelda meediatoodet samal ajal, kui sa tahad olla looja. Kui sa tahad olla looja ehk ettevõtja, siis peab sinu sees olema nii palju puhast ruumi ja õhku ja turvatunnet, et kõik on okei. Ja seda saab tekkida ainult siis, kui sa oled kodus rahulikult maandatud ja teed rahulikult omasid asju, ei lase seda üleüldist ärevust enda sisse, sa pead lihtsalt ennast kaitsma. Nii et mina ei ole telekat ja Netflixi regulaarselt vaadanud juba 10 aastaid ja ma ei kavatse seda tegema hakata, sest et ma tean, et ma topin ennast rämpstoitu nii-öelda digitaalselt täis ja selle koha pealt ma ei taha asju teha, sest et ma olen liiga väsinud, ärevil ja hirmul, mis maailmas üldse juhtuma hakkab. Ja, Egle, ma küsin korra sinult siit mõned küsimused vahele, et Kadri siin küsib, et Egle, jaga rohkem oma teadlikkust mõttelaasist ja positiivsest suhtumisest. Kuidas sa oled seda teadlikult arendanud, sest see paraku tõesti väga hea küsimus, Kadri, on kõige alus. Me võime tehnilist infot rääkida, eks, aga kui mõtteviisi ei ole ja see iga kell libastud, ega siis tegelikult on väga raske mööda seda jäämäge üles ronida, on ju. Et Egle, räägi meile nüüd sellest mõtteviisist natuke veel. Oh my god, see on nagu nii pikk teekond minu elus. Ma arvan, et see mõtteviisi õppimine on mul vähemasti 20 aastat olnud. Sisuliselt igapäevane tegevus, ma ei ole selles mingi meister. Aga me õpime siis, kui meil on väga paha. Kunagi lapsena, kui ma sattusin väga nigelasse olukorda ja minu mentaalne seisund ei olnud kõige parem, ma hakkasin ise lugema kõiksugu raamatuid, eks ju, aga täna ma olen jõudnud kõiksuguste workshopide, teraapiate ja asjadega sinnamaani, et ausalt öeldes tänasel hetkel ma kuulan pisikeste klippidena YouTube'ist Abraham Hicksi. Abraham Hicks on üks Esther Hicksi nimeline naine, kes kuidas ma nüüd ütlen niimoodi, et keegi mind tomatitega ei viska, kes kanaldab lihtsalt universaalset teadmist. Kes vähegi on viitsinud ja jõudnud uurida erinevaid uskusid, budism, kristlus, judism, tegelikult nad jõuavad kõik ühte kohta välja ehk siis südames kohalolek. Ja seal on selline universaalne teadmine, mis annab selle mõtteviisi, mismoodi üldse asju teha ja minu jaoks Abraham Hicks on kõige kiirem viis sinna, aga ma kuulan teda niisuguste pisikeste lõikutena, sest et see on hästi intensiivne. Iga lause on väärt 10 lauset, et seda ei ole mõtet tundide kaupa kuulata. Ja mõtteviis ja Abraham Hicks räägibki mõtteviisi kohalt väga palju selles, et me sageli tõmbame ennast ise alla.
me valime mõelda negatiivseid mõtteid selle asemel, kui tegelikult me saame olla ka tänulikud. Kas või see, millega me nüüd webinari alguses alustasime. Kas probleem on probleem või probleem on võimalus? Mida ma saan selle pinnalt looma hakata? Mida ma siit õppisin? Okei, mul on praegu paha olla, aga mida ma tahan tulevikus teha, et mul ei oleks selle koha peal paha olla? Mul on ju lahendused tegelikult olemas, kui ma natukene istun, olen ise endaga rahulikult ja mõtlen, et mis suunas mu süda tahaks liikuda, mitte mis suunas ma pean liikuma, vaid mis suunas mu süda tahaks liikuda. Hästi palju on meie generatsiooni inimestel ette tehtud nagu seda kartulivagu, et mine kõnni seda, mine kõpla seda vagu, aga võib-olla ma tahan hoopis teist vagu kõplata või võib-olla ma tahan hoopis aasa peal ringi kõndida, eks ju, ja et minu tee on hoopis teistsugune. See julgus võtta oma tee ja mõelda, mis võimalused mul kõik veel on, selle asemel, et tõmmata ennast maha probleemidega. See on tegelikult, see on nagu switch, paned tule põlema, siis on valge ja paned tule kustu, siis on pime ja me saame igapäevaselt seda switchi teha. Me ei pea olema pimedas toas, pigem vaata, mida ma saan teha selle teadmisega. Siit on küll, aga see on nii hea tulevikuväetis. Ekle, kuule, sa rääkisid pimedast toast just, et räägi, sina käisid jaanuaris meil ju tervelt, sa olid nädal aega vist olid nii-öelda seal pimedas toas Pärnus. Räägi paari lausega, kuidas sul seal läks ja mida sa avastasid? Ja tead, ma isegi 2 lauset räägin siia ette, et miks ma üldse tegin seda, aga et otsi ebamugavust oma eraelus on hästi oluline printsiip ka mõtteviisi arendamisel. Kui tahta luua midagi reaalselt teiste inimeste jaoks suuremat, koduseintest väljapoole, siis need asjad tunduvad meile hirmsad, sest oh my god, keegi pole seda teinud. Mis teised arvavad? Äkki mul saab raha otsa, äkki ma failin ja siis mul on kuidagi imelik tempel otsa ja see on elu lõpuni, kindlasti see on elu lõpuni. Ja need asjad tunduvad hirmsad ja siis me ei lähe neid tegema ja siis tegelikult maailm jääb meie kingitusest ilma ja meil on naistena nii palju kingitusi olnud, et ma lihtsalt ei saa aru, mis peaks juhtuma, et me läheksime, annaks maailmale kõik oma kingitused. Isegi kui sa teed suurepäraseid soenguid, nagu see on siuke kingitus. Selleks, et see ettevõtluse asi ei tunduks nii hirmus, jällegi mõtteviisi asi, ma panen eraelus ennast ebamugavatesse olukordadesse. Et ettevõtlus ei oleks ainukene ebamugavustsoon, et mu eraelus on ka ebamugavustsoone. Ma olen käinud jääaugus külmetamas. Talvel, kui lumi on maas, siis ma väga sageli kõnnin paljajalu lume peal, lihtsalt senikaua, kuni jalad hakkavad valutama. Osalt sellepärast, et saada maaga ühendust, see on väga-väga oluline elektroonika ajastul ja jalanõude ajastul, kus me reaalselt ei ole ühenduses maaga, sest me oleme nii ära-isoleeritud, meie keha tegelikult vajab maaga ühenduses olemist. Ja kui sa teed siukseid nagu külma dušš näiteks hommikul, mu keha juba ootab jääkülma dušši hommikul ja sulle tundub, et oh my god, ma ei saa ju hingata, mis mõttes ma ronin sinna külma dušši alla, sul tõmbab hinge kinni. Aga see on midagi siukest pisikest, kõik on kontrollitav, sa võid kohe kinni panna, kui sa enam hakkama ei saa. Pisike ebamugavus, mis loob pinnase selleks, et kui sa lähed ettevõtlust tegema või oma andeid maailmaga jagama, siis kõik see ei tundu enam nii hirmus ja pime tuba oli üks selline. Ma olin reaalselt 12 kuud enne seda, kui ma mõtlesin, et tahaks pimedasse tuppa minna, mul oli surmahirm, täiesti surmahirm. Ma mõtlesin, et inimesed on lollakad, kes lähevad pimedasse tuppa. Pime tuba tähendab ju seda, see on maa all, sa oled üksi, seal on jumala pime, jumala vaikne. Sa võtad 2 kotti toitu kaasa ja siis sa istud 7 päeva. Nagu põrunud, mis asja, idioodid. Mida nad ronivad sinna, see eluga midagi peale pole hakata. No ja siis istusin 12 kuud ja siis ikka mõtlen, et pagan miks nad käivad seal? See on ikka nii, et mida sa elus kõige rohkem kardad, annab sulle kõige rohkem tagasi, sest seal on kõige suurem potentsiaal peidus. Enamasti me ju kardame enda potentsiaali, meie enda võimekust asju ära teha ja lihtne on elada, kui ma arvan, et ma ei suuda midagi, sest et see on ju ohutu. Aga kui ma saan teada, et oh my god, ma olen ju võimekas naine ja äkki ma tõesti loon midagi, ja mis siis kõik võib juhtuda. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma seda nii hirmsasti kardan, ma panen aja kirja 3 kuu kaugusele, et küll ma siis ikka 3 kuuga suudan selle surmahirmu selitada ja ma panin endale aja 1. jaanuariks selleks aastaks. Nii et nii kui 31. pidu sai läbi, siis ma panin kotid autosse ja kimasin Pärnumaa poole. Ja see tegelikult on väga hirmus. Nii kui sul juhendaja paneb selle ukse kinni, sa oled seal üksinda,
siis sa nagu, sul on niisugune tunne, et sa tahaks lihtsalt minema minna, et sa teed selle ukse lahti ja ma ei tea, peidad ennast 7 päeva metsa sees ja siis valetad, et jah, ma olin pimedas toas, tegelikult ma olin kuskil seal kuuse all ja telkisin. Mida pime tuba annab meile kui inimestele, on fenomenaalne. Seda ei saa kogeda mitte kuskil mujal maailmas kui tegelikult pimedas toas või siis need inimesed, kes jäävad kaevandustesse kinni, mis on väga hirmus. Pime tuba võtab ära kõik stimulatsiooni ja stimulatsioon on see, kuidas me peidame iseennast iseenda eest. Kui ma olen üksik, ma saan helistada sõbrale. Kui ma igatsen oma lapse kallistust, siis ma ütlen, tule siia, et kallistame. Kui ma tahan lülitada mõtted välja, siis väga paljud meist panevad teleka tööle ja vaatavad, mis uudistes toimus. Vähemasti minu elu pole nii hull, kui ma ei tea, mingi pommitamine kuskil seal läbi sidas on. Me saame võrrelda ja mõtle, mis siis juhtub, kui sul ei ole enam seda, kuidas ma ütlen eesti keeles, inglise keeles distraction, aga eesti keeles on segaja. Mul ei ole ühtegi segajat nägemaks, mis minu sees tegelikult toimub. Oh my god. Et siis läheb tegelikult päris põnevaks. Ma ei kartnud seda. Ma teadsin, et kõik, mis minu sees on mingisugune vana crap. Esimene asi, kui sa lähed pimedasse tuppa, sa lähed kohe magama, sa lähed sinna õhtul. Hommikul tegin silmad lahti, sain aru, et oh my god, ma olen ikka veel siin pimedas toas. Ma olengi siin pimedas toas, see ei olnudki uni. Ja siis hakkas pihta see, et hakkasin tundma erinevaid asju. Igatsesin laste järgi, siis tundsin, okei, ma igatsen laste järgi. Okei, ei, see ei ole laste igatsus, see on mingi teine igatsus. See on ühenduse igatsus. Sõprade järgi ma igatsen. Ma tahan, igatsen, ma ei tea, mingi tähelepanu, mingisugust tunnustust. Ei, see ei ole päris tunnustus. 5 minutit tundsin, et tahan tunnustust. Ei, see on midagi muud. Ma tahan lähedust, ma tahan armastust, ma tahan kirge. Ja need tunded muutuvad niimoodi järjest, kuni lõpuks sa jõuad sinnamaani, et ma ei tea, kõik on hästi. Armastus, ühtsus, ma ei tea, kõik on jumala chill. Ja siis sa tunned need tunded läbi, need tunded kogu aeg muutuvad ja lõpuks sa jõuad armastusse, ühtsusesse ja sa teed neid tsükleid lihtsalt seal pimedas toas läbi. Sa lased kõik olla, mis on, mitte midagi ei ole halba. Tunded tulevad selleks, et lahkuda ja sa lased nad üles tulla selleks, et nad saavad lahkuda. Ja seda ma läksingi pimedasse tuppa tegema. Nii et sa saad mingisugusest vanast, ma ei tea, kas või mingi teismelise ajast üles jäänud seni võib-olla teadvustamata asju, saad lihtsalt oma süsteemist läbi lasta. Tavaelus ei ole see võimalik, sest meil on nii palju segajaid kogu aeg. Eriti hull segaja on koristamine. Naised, kas te saate aru, te koristate tegelikult sellepärast, et te ei taha olla iseendaga omapäi. Te ei taha tegelikult rahulikult istuda ja vaadata, et okei, mida ma siis tegelikult tunnen, sest ma pean ju koristama. Ei pea koristama, sa tegelikult häirid enda seisundit, kui sa lähed ja hakkad koristama. Koristamine tõesti ei ole praegu nagu üldse mingisugune tulemuslik tegevus, kui sa tahad jõuda iseendani või tahad ettevõtluses kuhugi jõuda. Pime tuba oli väga hull kogemus. Ma veel ei tea, kas ma tahan sinna tagasi minna kohe varsti, aga ma olen tulevikus valmis sinna veel tagasi minema ja lihtsalt ajaloolise tõe huvides ma ei olnud 7 päeva seal. Ma suutsin olla 3 päeva ja siis mul nendest protsessidest oli kere nii täis, ma olin nii väsinud nendest, ma olin kõhuli maas ja ma lihtsalt tulin välja ja see on väga okei. Keegi ei sunni sind 7 päeva seal olema. 2 päeva on okei, 1 päev on okei, 4 päeva on okei, et oled täpselt nii kaua, kuni sa ise tahad seal olla ja siis sa tuled välja. Ja, nii, tõmbame nüüd rahulikuks, eks, ja küsime siit vahepeale siis mõned küsimused. Nii, Egle, ma vist panin siit mute'i peale, nüüd võtta korra mute maha. Ja, et siin järjest ma vajutasin mute'i. Võtame ühe küsimuse siin, et Hedi on küsinud, et kuidas saab 2 tundi ekraani taga hakkama, et tunnid ju toimuvad järjest, et kas see on see nii-öelda peale tunde lisaaeg, see 2 tundi lastele? See on lisaaeg, ja. Okei, ja. Nii, ja vaatame, siin on see. Ma igaks juhuks saan soovitada ka, kellel ei ole lastele head seda äppi, millega kontrollida, siis Family Link Androidi telefonides on üli hea, sest et seal saab panna niimoodi, et sul on 2 tundi ekraani aega, aga Studium, Spotify, mingid sellised asjad, mis tegelikult võivad olla kogu aeg lahti. Sa saad panna, et nad on kogu aeg lahti. Family Link, kirjutage üles, kes vajab seda. Ma olen läbi testinud mingi 5-6 erinevat programmi, olen täiesti meeleheitel olnud sellest, et nad ükski ei toimi ja lapsed häkivad ära, aga Family Link on seni toiminud päris ilusasti.
Jaa, no niimoodi, nüüd on räägitud kogu sellest enda tundemaailma tähtsusest. Igle, aga räägi, kus kohast raha tuleb. Kust tuleb raha? Kuidas sa alustasid niimoodi, et tõesti, et jõuda nii kaugele, et tõesti luua miljoni ettevõtte, et kust kohast see raha alguses tuli? Kas see oli ka siis mõtteviisist loodud raha või et kuidas sa need esimesed rahad tegid, et sa said asjad liikuma? See on mõnes mõttes valus, et siis, kui mu sõbrad käisid reisil Egiptuses, siis mina reisisin Põlvamaale. Siis, kui mu sõbrad ostsid, ma ei tea, Idemaa köögi, siis ma tegin abikaasaga köögimööbli ise. Et see raha tuleb sealt, et alternatiivsed valikud ja mitte midagi muud ei olegi teha. See ei saa lihtsalt arvata. Elus on, ütleme niimoodi, et on umbes 6-8 sellist valdkonda, kus me saame oma aega ja raha panustada. Sport, hobid, lapsed, vaimsus, kõik siuksed asjad, eks ole. Me peame tagasi tõmbama kahjuks. Kui me soovime midagi käima lükata, siis me peame teistest sektoritest võtma korraks seda ressurssi. Me ei saa kahjuks minna oma Ibiza reisile iga 6 kuu tagant, kui me tahame panustada seda raha energiat millegi uue loomise peale. Et see on üks koht, mis ma tegin. Teine koht on see, et ma olen teinud põhitöö kõrvalt aeg-ajalt otsin mingisuguseid lisasissetuleku võimalusi. Olen töötanud lapsehoidjana põhitöö kõrvalt, kõike sellist, õhtune lapsehoid, miks mitte, täiesti saab ära teha. Vaikselt raha tuleb ja tegelikult ettevõtlust ei saagi suurte summadega alustada. Tulebki alustada midagi väiksemat, et kui sa väiksemaga alustad, siis sealt juba tekib mingisugune raha ja sa saad minna suuremasse ettevõtlusesse. Ma väga soovitan seda, et kes iganes on Töötukassas arvel, seal on ettevõtluse toetuse alustamiseks 4000 eurot ja koolituskaardi peal 2500 eurot. See on kokku ju 6500 eurot. Kasuta see maksimaalselt ära. Miks sa peaksid need asjad ettevõtluse alustamiseks ise kinni maksma, kui riik tegelikult tahab, et sa oled ettevõtja, ta on sulle 6500 eurot kõrvale pannud ja sinu asi on see maksimaalselt hästi ära kasutada. Ja hästi tähtis põhimõte on see, et kui sa disainid logo valmis, siis see on kõige halvem investeering, mida sa saad alguses teha. Isegi mitte veebilehte ära registreeri alguses ära, võib-olla meiliaadress, eks ju, et sa päris Gmaili alt ei saada oma müügikirju või turundusmaterjale. Aga sa ei tohi hakata logo ja turundusmaterjale tegema enne, kui sa pole saanud esimest klienti kätte. Sa pead ära valideerima oma müügivõimekuse seda, et inimene tahab osta sinu käest. Ja kui ta seda toodet ei taha, siis sa lähed järgmise asjaga või järgmise teenusega. Ja seni testid, kuni sa leiad selle teenuse või toote, mida inimesed tahavad osta, niimoodi, et sinule jääb ka mingisugune raha kätte ja siis alles mingisugusel hetkel hakkad logo disainima. Kui üldse. Egle, aga räägi, kuidas sa valideerid, kuidas sa jõuad selleni tõesti, et inimene nüüd seda tahab, et ma arvan, et see on ka paljude inimeste üks selline suur mägi ees, et kas ma suudan välja mõelda seda, mida inimesed soovivad ja on valmis mulle raha tooma ja mul tekib ka kasum sellest. Ja, kui ma veel ei toimetanud Amazonis, siis tegelikult on hästi lihtne ju on niimoodi, et sa lihtsalt räägid võimalikult paljude nende inimestega, kes kasutavad seda toodet. Kui sa oled näiteks väikese lapsega kodus ja ma ei tea, tahad näiteks lastekiikusid tootma hakata, esialgu tuleb sul need teha tasuta valmis, anda ära ja saada tagasisidet. Esiteks, kuidas ma seda riputan, mis toonid üldse sul siin kodus enamasti nagu naistel ja meestel, eks ju on, mis materjale nad kasutavad, kas nad tahavad orgaanilist, kas nad tahavad võib-olla, et seal plastikut ei ole, kuna plastik on teatavasti ikkagi mõnes mõttes kantserogeen beebidele. Hakkadki pihta lihtsalt sellest, et sa katsud valmis teha mingisuguse hunniku tasuta tooteid ja annad need lihtsalt tasuta kasutada ja vaatad, mida inimesed ütlevad ja sealt hakkad vaikselt peale. Nüüd, kui ma tulen oma praeguse tegevusala juurde, Amazoni juurde, siis alustades ma arvestasin, et üks toote idee 4 läheb käiku, ülejäänud 3 läheb prügikasti. Ehk siis ma pean testima, ma testin ja ma viskan prügikasti need tooted, mida inimesed ei taha osta. Aga õnneks Amazonis on olemas review'd konkurentide toodete all ja küsimused. Ehk siis tegelikult ma ei pea tulistama kuskile pimedasse öösse seda kuuli, et ma saan tulistada oma raskelt kogutud raha selles suunas, kus ma näen, et inimesed räägivad toote all, et
väga tore lastekiik, aga näe, mu lapse näpud jäävad siia vahele, et ma tegelikult tahaks, et ta on kuidagi pehmem või polsterdusega või et mu pisike 3-kuune beebi on ja ta muidugi saab panna, ütleme, ma ei tea, 6-kuune beebi, et ta kuidagi vajub välja, et mul oleks vaja võib-olla lapse kasvuperioodiks seljatoetuspatja siia komplekti kaasa või siis, et nööririputuse mingi konksud käivad jube raskelt või need nöörid on liiga lühikesed, et mu beebi on liiga kõrgel laes, et ma ei saa teda kätte, kui ma teda kiikuma panen. Amazonist sa saad konkurentide toodete all lugeda review'sid ja see on selline kingitus, et me tänapäeval isegi ettevõtlusega alustamises ei pea leiutama, mida kliendid tahavad. Kliendid ütlevad meile ise, mida nad tahavad ja siis me läheme ja teeme need tooted, mida nad tahavad ja kuna me teeme seda globaalsel turul, vähemasti meie e-kaubandajad, siis skaleerimine on üpriski kiire. Väga hea. Kasvamine, eks ju, et Eesti turul toimetamine paraku võib sind jätta niimoodi, et ma teen 5000 eurot käivet ja ma ei suuda sealt rohkem edasi kasvada, sest lihtsalt Eestis ei ole nii palju kliente minu jaoks. Jah, et see oleneb ka kindlasti nii-öelda elustiilist, sellest soovitud eesmärgist, et räägime siis korra Egle eesmärkidest ka, on ju, et ongi see enda nii-öelda see visiooni küsimus. Et Egle, kuidas sina panid paika enda selle visiooni tõesti, kus on sinu lagi või sul ei ole lage? Et tõesti, kui me räägimegi, et teatud võib-olla tootesektoris ongi 5000 eurot käive ja see on lagi, aga et kuidas edasi, kui tahaks nii-öelda rohkem, et kuidas sina endale need nii-öelda sammud panid paika? No rahanumbrite normaliseerimine enda peas enne, kui sa neid teenima hakkad, on tegelikult äärmiselt oluline. Me teame juba ka ja jällegi teaduslike uuringutega, et kui ma ei usu, et ma suudan teenida rohkem, ma ei tea, kui 1000 eurot kuus, siis ma hakkan saboteerima iseennast ja ma leian vabandusi. Isegi kui mul tekib suurepärane võimalus raha teenida, siis ma hakkan leidma vabandusi. Aga mul ei ole ju haridust. Ma kindlasti failin. Aga mis siis, kui see juhtub või teine juhtub? Elu annab meile kogu aeg võimalusi midagi teha ja kui ma ei ole valmis, et ma võin teenida 4000 või ma ei tea 40 000, siis see oli üks asi, millega ma teadlikult tegelesin. Ma tean, et see saboteerib. Ma tean, et see tõmbab vaipa alt ära ja esimene ülesanne mul endal oli täpselt $40,000. Sellepärast, et ma arvutasin oma pisikeses Excelis, et kui mu ettevõttel on $40,000 käivet, ma olen ainukene töötaja, siis sealt mul peaks jääma üle $8,000 edasiseks tootearenduseks ja palga maksmiseks. Ehk siis, kui ma maksan ametlikult palka, ma ei tea, võib-olla 2000, siis firmakulu on väga laias laastus 4000, tegelikult natuke vähem on ju. Et siis 4000 läheb palgaks ja maksudeks ja 4000 läheb tootearenduseks ja uute toodete ostmiseks ja ülejäänud, eks ju, on siis ka toodete jaoks olemas. Ja mulle tundus see summa väga suur. Mulle tundus see ebanormaalselt suur, sest et ma olen ikkagi väga suure osa oma elust elanud väga suures kitsikuses. Ma tean väga hästi, kuidas Mivina makarone 57 eri viisil küpsetada niimoodi, et nad oleksid maitsvad. Ja ma tegelesin erinevate rahasummade normaliseerimisega. Ehk siis sa tegelikult visualiseeridki, et näe, mul nüüd tuli pangakontole või käive, nagu kuu käive on, ma ei tea, 35 000 ja see on okei. See on okei, kõik on kontrolli all, midagi ei ole imelikku, see on täiesti normaalne, et selline summa tuleb sulle pangakontole ja sa ei hakka vastu töötama. See oli üks asi, mis ma endaga tegin ja see on lihtsalt üks hästi-hästi oluline asi. Me peame vaimselt mitte vastu töötama iseenda võimekusele ja me ei tohi ennast välja vabandada. Nii kui sa saad aru, et okei, mul pole haridust, ma ei oska, aga kes see keelab sul õppida? See on tegelikult vabandus ainult. Kui sa elad vabanduste peal, siis sa näedki, et see on see, kuidas sa saboteerid ennast. Tänapäeval on tegelikult, sa isegi ei pea ülikooli minema. YouTube'is on isegi kohati paremad loengud kui Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Nii et ei ole ühtegi vabandust, miks mitte minna ja õppida täpselt seda, mida sa tahad õppida, mida sul on vaja õppida, et sa saaksid saavutada oma eesmärgid. Ja sama on ka tegelikult see inglise keeles õppimine, sest nii palju kasulikku materjali tegelikult on just inglise keeles ja eesti keeles seda ei leia, et seda taaskord mitte ju takistusena võtta. Mida rohkem sa kuulad ingliskeelseid juhendmaterjale, seda loomulikum tundub ingliskeele sulle nädalast nädalasse edasi minnes ja lõpuks sa ei saagi aru, kas see on ingliskeel või eesti keel, sest kõik see on muutunud nii ühesuguseks hästi arusaadavaks keeleks. Ja, absoluutselt. Nii et jällegi keha, meel, mõtteviis, esimene raha, eesmärkeks. Mis on see järgmine asi, mida sina oled iseenda jaoks
tähtsustanud, et tõesti edasi liikuda miljoni ettevõtte poole. Me ju teame seda, et üksi rabeledes on kuskil lagi, sest ometi on ju vaba aja vajadus, on perevajadus ja nii-öelda siis on see ettevõtlusaeg. Mis on see järgmine samm? Siin sa pead hakkama iseenda rolli nagu ära häkkima. Kui sa oled siuke mees-koeraga ettevõtja, siis sa ju käid tolmuluud ühes käes ja siis mingi Excel on teises käes, eks ju, sa kõike, peadki tegema kõike. See on täiesti normaalne koht, kus olla, kui sa oled alustav ettevõtja. Ja selles kohas sinu roll on ära valideerida, kas sa suudad teha käivet, kas sellest käibest jääb maha sulle ka mingi marginaal ehk kasum ja testid niimoodi 3-4 erinevat ideed läbi. Lihtsalt teed ja testid ja see ongi sinu ülesanne, kui sa soovid olla ettevõtja. Ettevõtjad elus on väga-väga palju testimist ja see ei ole failimine, see on testimine. Tegelikult on see testimine. Ja kui sa oled aru saanud, et jaa, siin on kliendisoov olemas, siin mul tekib mingisugune käive, siis on järgmine sinu rolli ülesanne aru saada, kus on korduvad tegevused ja nii kui sa leiad korduva tegevuse, siis see korduv tegevus tuleb anda kellegi teise kätte. See ei pea olema täiskohaga inimene. Kui sa töötad inglise keeles, rahvusvahelises e-kaubanduses näiteks, siis on võimalik väga väikese summa eest palgata Filipiinidelt virtuaalne assistent. Poole kohaga assistent maksab sulle $200. Nagu see on nii väike raha, kui me räägime ettevõtte käivetest. Täiskohaga assistent on alates 400. Mina ise maksan oma assistendile 500 praegu. Võrreldes Eesti palkadega see on ainult 1/3, 1/4, eks ju, mis me tegelikult Eestis maksame abi eest. Ja sul on võimalik korduvad ülesanded, kas või kliendisuhtlus, tellimuste sisse tulemine, arvete tegemine, kõik see on võimalik välja delegeerida. Ja sa võiks küsida, aga miks ma pean delegeerima, kui mulle meeldib seda teha? Siis ma ütlen sulle kohe vastu selle, et siin on tohutu järgmine häkk on paigas. Kui ettevõte vajab kedagi, kes toob uusi kliente ja uusi turge ja uusi teenimisvõimalusi. Kui sina seda teha ei taha, siis sa pead palkama endale ettevõttele juhi, kes toob uut raha sisse. Sinu ülesanne ettevõtte asutajana on tuua ettevõttele kasvu. Ettevõte tahab kasvu. Ja kui sa jääd kinni arvete tegemisse ja põranda koristamisse, siis ettevõte ei saa seda, mida tema sinult tahab ja ettevõte annab vastutasuks sulle nullkasvu ja sinu ettevõte ei kasva ja sa oled paiga peal ja sa ei liigu edasi. Nii et sa pead lahti saama igat asja, mida sa teed 5 korda, see on juba liiga palju ja siis on vaja leida, sul on vaja teha kirjalik juhend ja see assistendile üle anda. Ka Eestis on olemas väga häid teenuseid. Virtuaalassistent.ee olen näiteks kasutanud Jane Salu. On neid teisi ka ja need ei maksa üldsegi palju, et paarisaja euro eest sa saad juba ära teha sellised kõige lihtsamad korduvad taskid. Ja siit edasi on täiskohaga abilised ja edasi on juba suurem tiim. Nii et sinu roll on kogu aeg samasugune, sina vaatad kogu aeg edasi, kus ma leian järgmise kliendi segmendi, järgmise toote või järgmise turu, mida ma saan teenindada. Kogu aeg otsid juurde, sa oled nagu binokliga siuke skaut keset põõsaid, et nii kui sa oled sealt põõsast läbi saanud, siis sinu tiim hoolitseb selle eest, mis sa kõik leidnud oled, aga sina lähed kohe järgmisse põõsasse, vaatad, mis sa sealt leiad. Minu arust on nii hästi öeldud, et need inimesed, kes valivad sirge tee asemel põõsastest nii-öelda püherdamise, jõuavad igale poole ja avastavad iga põõsa taga midagi põnevat. Ja teine asi, mis tuli Erik Edmitsilt seal Business Freedomi koolituselt ka, et juht peab alati seisma laeva ninas. Nii kui juht avastab ennast masinaruumis, siis on ikkagi päris halvasti. Vaat, et see on see asi, mida näiteks mina olen ka ise meeles hoidnud kogu aeg. Et nii kui ma avastan, nagu sa ütledki, ennast nendelt 5 tegevuselt taaskord, siis juba hakkab asi tegelikult nihu minema. Nii et tõesti jällegi suudan hästi palju samastuda ja ma usun, et paljud teisedki. Egle, võtame mõned küsimused ka veel. Teele siin küsib, et kui oluline on elukaaslase peretoetus tegemistes? On see õnnestumise eeldus? Kas võib ka siis vastu töötada? Minu küsimus on see, et miks ta ei peaks sind toetama, et missugune see peredünaamika siis on, kui su abikaasa sind ei toeta. Ma ei räägi ju sellest, et sa oled 24/7 tööl, vaid ma räägin seda, et sa
püüdled oma eluunistuste poole. Kui sa mõtled oma abikaasa peale, siis kas sina ei tahaks, et tema püüdleks oma eluunistuste poole niimoodi, et tal on aega ka sinu laste ja ühise kvaliteetaja osas. Et see, mida mina täna sulle siin räägin, ei ole ameerikalik 24/7 töö tegemine, see ei vii kuhugi, see viib sind läbi põlemisse. See, mida mina siin räägin, on see, kuidas teha seda niimoodi, et kõik on õnnelikud. Sina oled õnnelik ja su abikaasa on õnnelikud ja lapsed mäletavad, kes nende ema on. Muud viisi minu meelest me ei tohikski ettevõtlust teha. Me ei tohi võtta seda, et töötad 12 tundi päevas, 365 päeva. See ei ole okei. Me ei saa lasta sellel Ameerikal nagu enda pähe templeid panna niimoodi, et me olemegi siuksed nagu lambad karjas ja ütleme, et okei, tootame ennast hulluks, eks ju. Kui abikaasa sind ei toeta, ma arvan, et sinu on nagu hirm taga, ta kardab, et sa kaod tema jaoks ära. Ja sinu asi on pigem nagu näidata seda teist viisi, et hei, kui sa panustad kodus rohkem ja kui ma olen rohkem puhanud, siis tegelikult ma olen õnnelikum, ma saan teha rohkem oma asju. Jah, võib-olla 6 kuud järjest, kui ma midagi uut õpin, ma panen lapsed magama ja siis võib-olla panustan, ma ei tea, 10-30-st 12-ni, äkki ma panustan õppimisse või ma tõusen varem üles ja ma panustan õppimisse. Aga meil on ühine aeg ka olemas, näiteks ma ei tea, 7-9 on meie ühine pere kvaliteetaeg, kus me ei pane telekat käima, kus me mängime lauamänge, kus me oleme õues mänguväljakul või ma ei tea, kui kinod lahti tehavad, siis lähed kohvikusse ja kinno, eks ju. Ma arvan, et ta kardab äkki sind lihtsalt kaotada ja see on lihtsalt vestlus, mis on vaja ära pidada, et me partneritena ikkagi igatseme partnereid, kes püüdlevad oma eluunistuste poole, aga niimoodi, et nad ei hülga oma perekonda ja see on kindlasti midagi, mida sa tahad teha. Sa ei taha ju hülgata oma perekonda, aga sa tahad olla õnnelik ja fulfilled nagu vaimselt. See teeb sinu mehega õnnelikumaks. Ja, et hästi nõus, et praegu ma ju ise õpin ka terapeudiks ja meil Sigmar Kertsen räägib ka täpselt sellest, et see, kes perekonnas otsustab nii-öelda edeneda mingil teisel suunal, tegelikult temal lasub teatud vastutus tuua ka teine osapool nii-öelda pardale, et ta ei areneks sinust nii-öelda või ei jääks maha. Nii et tõesti see vestlus ja ma olen sinuga hästi nõus, et see on tohutult tähtis, et toimuks see samastumine, see mõistmine, see ühise silla loomine ja võib-olla ka sellise ühise visuaali loomine, et kus me niimoodi koos jõuame, et mis on see meie see pere siis see tulem, et ka näidata just seda meiet sinna taha. Et et see on nii selline ilus minu jaoks on inspireeriv mehe-naise suhtes just see, et mitte see, et me oleme üksteised toanaabrid, aga see, et naisel on mingisugune põhjatäht, mille poole ta pürgib ja mehel on mingi oma põhjatäht, mille poole ta pürgib. Ja ka seda me teeme mingi konkreetne aeg tööaja jooksul. Ja kui ma tulen koju, siis ma saan rääkida oma partnerile, vau, kuule, mu põhjatäht on nüüd 1 kilomeetri võrra mulle lähemal, sellepärast, et ma sain sellega hakkama. Kui kaugel sinu põhjatäht on, mis sa oled teinud ja siis ma näen nagu seda särada silmides ja nagu seda kirgade silmides, et see eesmärk, mis nii-öelda oma hinge, kuidas on eesti keeles fulfillment, ma ei teagi. No täitvuse tunne, sa oled nagu täidetud. Jah, kuidas professionaalselt oma hinge täita. Ma palun naised, et me korraks mõtleme selle peale, et kas ma käin tööl ainult raha pärast või see aitab ka mu hinge täita. Kui ma käin ainult raha pärast, siis ma kutsun üles, et kõik on tegelikult hästi, midagi halvasti ei ole, aga kas on midagi maailmas veel, mis võiks mulle raha tuua ja hinge täita ka, sest kui ma täidan hinge ka ära, siis ma olen nii palju parem vanaema, ema, partner, sõber, sest mul on sära silmis ja see on nii hindamatu, see on lihtsalt mega hindamatu, see loob sellise nagu magneti aura sinu ümber ja inimesed hakkavad tundma, vau, ta teeb midagi, mis teeb teda kuidagi rahulolevaks, tal on nagu mingisugune siht, tal on nagu mingisugune siukene nagu tõmme. Ma tahan teada, mis see on, mida sa teed nagu, see ei olegi, et ma tahan, et on juba reede ja siis ma tahan õlut juua, ma tahan unustada ära selle töönädala. Et see on hoopis teine pool jälle siit. Et nagu minna sinna sädeme poole rohkem. Ja, väga nõus. Brit küsib sellist asja, et kus sa tooded ja kust siis välja müüd, ega mitte ju läbi Eesti ladude? Ei, seda mitte ja. Amazoni valdkond on üldse väga suur ja lai. Me oleme tootearendajad ja tulustajad maailma suurimas ingliskeelses e-kaubamajas. Ja see on
väga valdavalt Hiina tehastes, aga mitte reeglina, et pigem on see, et kus maailma otsast ma leian selle tehase, kes minu soovidele vastava toote suudaks toota. Aga kõik hakkab ikkagi pihta klientide review'de ja küsimuste analüüsist ja sellest poolest, et kus ma pärast selle toote toodan, see ei ole enam oluline. Ma võin Eestis ka toota, aga Eestis üldiselt on ikkagi, me oleme nii väike riik, et meil ei ole nii suuri tehaseid ja tootmisi, et tootmine oleks odav. Nii paraku me ikkagi läheme sinna Hiina poole ja. Nii, ja Kadri siin küsib, et kas sa oled mingi hetk oma sisemise perfektsionistiga ka maadelnud? Mu sisemine perfektsionist on maha jäetud juba, ma ei tea, üliammu tagasi. Meil see break-up toimus ammu. Me oleme lahus pikka aega, väga pikka aega. Terve mu tiim teab, mida tähendab MVP. Meil on tiimis 10 inimest täna. MVP, Minimum Viable Product. See tähendab seda, et iga asi on täpselt nii hea, kui hea ta peab olema, et ma suudaksin ta maha müüa ja siis ma vaatan edasi, mis ma taga teen. Mu toode ei tohi kedagi tappa. Minu enda tegevus ei tohi kellelegi olla kahjulik. Aga kui mõnikord ma tunnen, et mul on patareid tühi ja ma pean kell 3 töölt ära minema, siis ma lähen töölt ära. Ma sellepärast ei hurjuta ennast. Minu sisemine perfektsionist ei ütle, et ma pean olema, ma ei tea, kella 6 iga jumala päev tööl, sest et edu ju tuuakse surmahinnaga koju, eks ju. Perfektsionist tarbib sinu energiat nii palju, et sa ei suuda edasi liikuda. Pigem naudi seda, et sa teed ebatäiuslikult. Ma täna olen internetisõpradega, meil on challenge, ma ei tea, kas mingisugune 21 päeva, 3 kuupäeva, 3 kuu challenge, kus me mõõdame ala, et me oleme tänulikud iga päev, me mediteerime iga päev, me teeme planku iga päev ja ma teadlikult ei lähe seda võitja tiitlit ära tooma, sest ma tahan seda challenge'it teha mitte võites. Ma ei taha minna perfektsionistliga peale, et mina pean ära võitma. Ma tahan nautida, et ma ei tee täiuslikult kaasa. Ma ei olegi viieline. Me kõik oleme õpetatud iseenda jaoks, eks? Iseenda jaoks, et ma tohin olla allapoole latti. See on väga-väga okei. Ja, et tihti meid on ju kasvatatud olema selline väga ideaalne, et ikka saame ainult 5 ja oleme esimesed, eks. Aga just ongi see, kus maalt jookseb see sinu see fulfillment'i tunne, see täitvuse tunne, eks see kire tunne. Ja see võib meil niivõrd erinev olla. Nii et võib-olla hakata ka seda tunnet endas jälgima, eks. Et kui sa kuskile maale teed ja juba on selline rokkiv tunne, et siis juba tegelikult ongi täitsa hästi ja alati ju saab edasi edeneda. Et ennast mitte ära piinata selle perfektsionisti siis sellise vaatega. Ja mõnikord, kui sa ei olegi perfektsionist, sa lähed edasi oma elus ja tunned, et appi, ma ei taha seda teha. Ma ju tahtsin teha eile ja ma täna ei taha teha. Ma olen 3 aastat teinud ja ma olen nii kirglik olnud ja täna enam ei taha teha. Siis me peame võtma täiesti loomuliku elu osana ka seda, et korraks on vaja tempo maha võtta. Korraks on vaja poole kohaga teha, 30% teha, leida võimalused, kuidas mitte tappa ettevõtet ära, aga veidi hinge tõmmata ja vaadata, et okei, nagu mis toimub praegu. Ja ma ei pane selleks telekat käima, et aru saada, mis toimub praegu. Ma saan ainult siis aru, mis toimub praegu minu sees, kui ma korraks istun iseendaga rahulikult maas ja ma lasen tulla iseenda sees selle teadmise üles, mis toimub praegu. Ja minu viimane kogemus sektsioonist, mis toimub praegu, kestis 6 kuud. See ei ole mingi 2 päeva küsimus, see kestab 6 kuud ja sa mõtled, mis toimub praegu. Kus mu kirg kadus? Miks ma ei tee 12 tundi lihtsalt tööd, sest mul enne ju nii meeldis ja siis ma tegin, on ju. Ja see on täiesti normaalne, sinna ei ole mitte midagi teha. See on nagu elulained, et ära hurjuta. Jällegi perfektsionist ütleb, et mul on midagi viga ja normaalne inimene ütleb, et see on normaalne elu osa ja sa elad selle lihtsalt üle ja sealt tuleb uus teadmine ja sealt lähed hoopis targemana edasi. Absoluutselt, et võin ka oma väikse näite tuua, et ehitasin 10 aastat ettevõtet ja otsustasin ta mitte siis koroona pärast, aga eelmine aasta maha müüa, sest mu huvi valdkonna vastu kadus, et ka iseenda vastu igal hetkel olla täiesti aus ja julge. Ja teate, nüüd teeme ühe kiire ettevõtlushäkki. Nii, nüüd me loosime välja, kus ta mul siin on. Nii, tupsukene, kus sa meil oled?
raamat, kus on ka Egle lugu sees, raamat Julgus luua muutust. See inimene, kes küsib praegu unmutitult esimese küsimuse, on julge ja saab endale kingituseks raamatu, mille ma panen juba homme sulle posti. No nii, esimene julge küsija. Millal tuli esimene miljon? Ettevõtlusmaailma. Brita, sinule tuleb siis päevik või raamat tähendab ja super töö. Et näed, särasilmne läheb õigesse kohta. Et küsi siis nüüd oma küsimus ära. Egle, millal sul tuli? Jah, millal tuli esimene miljon? No miljoni käivet globaalses mastaabis ei ole raske teha. Tegelikult ei ole midagi nii imelikku ja käive ja kasum ei ole üks ja sama asi. Esimene miljon nii-öelda aastakäibena. See tuli juba mitu aastat tagasi, ma ei tea, 3 aastat tagasi. See on tegelikult tavaline ja mitte midagi nii erilist. Mis on pigem nagu häda on see, et me igaüks võime teha miljon käivet, me lihtsalt nagu ei tule selle peale, et aga on ju terve gloobus meie mängumaa, miks me peame siin Eesti turu peale nüüd 100 miljonit taga ajama. Palju lihtsam on tegelikult teha, kui mul on Saksa kliendid, USA kliendid, Jaapani kliendid, kõik on korraga olemas. Nii praegu meie korra kadus ära. Sa vist saab korra oma juttu korrata. Nii, kus maalt ma ära kadusin? Et põhimõtteliselt alustab gloobusest uuesti. Et Kristi ise kadus ära, et Eglet oli hästi ilusti kuulda. Ahaa, super. No siis me uuesti räägi. Suur aitäh, Kadri. Ahah, super. Jaa. Kas keegi tahab küsida oma häälega veel küsimust? Mina küsiksin küll. Nii, Kadri. Ja lihtsalt Lea rääkis vahele, et ma tean Eglet varasemast ajast ja ma tean, et Egle tegi mingi hetk endaga sellist, et ta ei võta uut infot peale, uut seminari, uusi loenguid või uusi seminare ennem, kui ta ei ole eelmise seminari infot rakendanud. Et midagi sarnast oli, Egle. Kas sa saaksid kommenteerida, et kuidas sul see läks ja kas see õnnestus ja mis sa sellest õppisid? See on naljakas, et sul tuli see meelde, sest et see on tegelikult päris kuritegelik, et ma unustasin selle mainimata. See on üks olulisemaid mitte läbipõlemise häkke üldse. Tänapäeval mis iganes valdkonnas sa töötad, nii palju uut infot tuleb peale. No kui sa mõtled selle peale, su enda Facebook on täis mingeid tohutuid webinare asju, mis kogu aeg toimuvad, et vaataks seda, vaataks teist, inspireeruks siin, inspireeruks seal. Mida sa teed selle informatsiooniga? Kuulad ära, kas või tänane seminar, eks ju, kuulad ära küll, mõtled okei, midagi tehakse, kuskil müüakse. Kuidas ma nagu integreerin selle iseendaga? Mida mina siit nüüd edasi teen? Kas ma mõtlen selle peale, et kas ma käin ainult palgatööl või mul tegelikult on mingisugune säde silmis ka? Kas ma tahan tegelikult olla ettevõtja? Kas ma tahaksin neid häkke rakendada iseenda elus ka, et vaikselt samm-sammul liikuda iseseisva elu poole selle koha pealt, et ma olen asukoha ja nagu ettevõtlusvaba, et toimetan selles valdkonnas, kus ma tahan toimetada. Ma senimaani seda häkki kasutan, et õppides kõike seda uut, mida me elame infoühiskonnas, meil tuleb väga-väga palju infot peale, ma ei kuula mitte ühtegi webinari, seminari, konverentsi, kui ma ei ole kirja pannud ja ära rakendanud vähemasti ühe mõtte eelmisest seminarist, webinarist, mida ma kuulsin. Ja see on lihtsalt fenomenaalselt, revolutsiooniliselt fantastiline produktiivsuse tööriist, et ma ei käi lihtsalt inspireerumas, vaid ma käin ka asju reaalselt ära tegemas iga jumala sündmusega. Suur aitäh, Kadri, küsimuse eest. Kas meil on veel küsimusi siin otse tulemas? Lea, sina tahtsid küsida? Mina tahaks küsida, et mis on tänapäeval suurim challenge sulle Amazonis? Suurim challenge. Suurim challenge ei ole isegi mul
täna on suurim challenge, et ma suudaksin luua sellised süsteemid, et minu tiim on happy ja minu tiim on õnnelik ja mina ise olen õnnelik, et ma ise ei ole üle töötanud. See on suurim challenge. Raha teenimine ei ole challenge. Globaalsel turul see tuleb varem või hiljem niikuinii, aga ma tahan seda teha seiklusena. Ma tahan, et mul on tore, minu tiimil silmad säravad, aga see on väga-väga suur töö. See on suur töö selle koha pealt, et mul peavad olema süsteemid, struktuurid, läbipaistvus, igalühel peab olema selge vastutus, mingisugune troubleshooting plan. Ja kuna me toimetame valdkonnas, kus on 200 000 liikuvat hammasratast, kuna me loome toote ja lõpetame sellega, et me teeme veel customer service'it keerukamatel case'idel ka juurde, siis me käime kogu selle tsükli ise läbi ja kõik need hammasrattad panna niimoodi tööle, et kuskil ei tekiks pausi, on minu jaoks olnud viimase aja suuremaid challenge'id. Mis on viimase aja üks ägedamaid ootusi, mis mul on see, et uued portfellid, uued tooted, mida me toome turule. Me tahame turule tuua nii ägedate asjadega, mis on igapäevased asjadega, me oleme nad paremaks teinud ja see ongi see, mida me Amazonis teeme. Me võtame igapäevase asja ja me teeme selle paremaks, sest me oskame lugeda review'sid ja küsimusi ja me ju näeme, mida inimesed tahavad, kus nad on hädas. Ja ma olen väga elevil selle koha pealt, et need parendatud tooted jõuavad hiljemalt 6 kuu pärast hakkavad turule tulema ja siis ma lihtsalt olen nii elevil, et näha, kuidas minema hakkab. Nii äge, aitäh! Suur aitäh, Maia, küsimuse eest. Meil on veel küsimusi. Praegu on hea hetk enda portfelli teadmiste osas, mida ka siin praegu Hedi välja toredasti tõi, et tema hakkab rakendama. Et see ongi ka tänase webinari eesmärk, et anda selliseid ideid homme hommikul hakata juba rakendama. Nii, ja Virve siin küsib, et mõned näited toodetest. Ja ma hea meelega räägin toodetest, aktiivsetest toodetest, mis ma täna müün. Ma ei räägi ja siin ei ole mitte see probleem, et nad oleks mingisugune tohutu riiklik saladus. Asi on lihtsalt selles, et Amazoni algoritm ehk siis valem, mis arvutab, et kui nähtav mu toode on, kas ta tuleb esimesena välja või viimasena välja, vaatab, mitu klikki on viinud ostuni ja kui ma panen kuskile suure sildi külge, et hei, see on minu toode ja sinna tuleb, ma ei tea, 500 suvalist klikki, siis see valem läheb katki ja mu toode kaotab nähtavuse ära, sest mitte keegi ei osta. Ja kuna ta on Ameerika turul, siis Eestisse pole mõtet osta ka, sest shipping on mega kallis, eks ju. Aga mõned näited toodetest, mida ma olen teinud ja kus ma olen nii-öelda tavamõistes failinud, tegelikult on suurepärased õppetunnid. Ma olen müünud laste põllesid, mis pannakse beebidele ette, kui nad hambuvad ja nendel hakkab palju ila tulema suust välja, et nad oma rinnakut ei teeks märjaks ja ei hakkaks köhima, et see imab ära, eks ju, sellise pideva ilavoo. Nendega failisin haledasti, kuna ma ei saanud aru, et turul oli juba 3 lehekülge täis täpselt samasuguseid tooteid. Mina arvasin, et kui ma teen disaini natuke paremaks, et sellest piisab, see ei olnud piisav tootearendus, et ma ei suutnud tuua esilehele. Sarnaselt Google'iga Amazonis on ikkagi vaja esilehele saada oma toode mingite võtetega. Ja ma ei suutnud seda, kuna ma olin täitsa algaja, mul ei olnud õppinud seda. Tänapäeval saad õppida YouTube'ist või kursustele, eks ju, kuidas oma toodet ränkida ehk tuua esilehele. Ma ei osanud ja failisin. Siis teine toode, kus ma failisin, olid kokku volditavad tasakaalupoomid lastele kodus kasutamiseks. Ameerikas on iluvõimlemine, gymnastics väga-väga suur teema pisikeste neiude seas ja koju osteti selliseid kapi taha kokku volditavaid 3-meetriseid tasakaalupoome. Aga mis mul nässu läks, on see, et kui mulle tuli toote näidis, siis nad olid sellised nagu kottidesse pandud ja kuna see oli kile ja veekindel materjal, siis see toode nagu sees haises natuke nagu plastiku järgi ja siis ma ütlesin, et tehke see kott hingavaks ja võtke see kile sisu ära, et ega vihma kätte nagunii keegi selle koti ja tasakaalupoomiga ei lähe. Ja tehas ütles yes boss ja võtsid selle kile sisu ära ja siis saatsin kauba Amazoni ja siis tuli välja, et see must ümbriskott andis värvi ja mul olid tasakaalupoomid roosad.
Ja siis tulid sellised okseroosad tasakaalupoomid sealt kotisest välja. Ma sain hunnikus halbu review'sid ja ma ei saanud toodet enam edasi müüa, sest et mul oli väga palju tagastusi ja kliendid olid kurjad mu peale, et need tooted on mustad ja see hais oli endiselt olemas. Nii et see oli päris kallis katsetus ja nüüd ma sain selle kogemuse ka, et ma tegelikult ei testinud toodet lõpuni. Ma lihtsalt ütlesin tehasele, et tehke midagi, aga ma ei lasknud seda saata endale. Kõik asjad tuleb lõpuks ikkagi saata ka endale. 4-5 raundi võib-olla saadad asju endale, kuni on täiesti lõpuni välja arendatud. Sa ei usalda hiinlaste kvaliteeditunnetust mitte kunagi. Ja seda teed iga kord, kui sa tellid toodet. Et isegi kui sa oled 2 aastat tellinud ja kõik on hästi, ikka tellid endale näidise ka, sest et hiinlastel iga päev on uus päev ja iga päev on uued kliendid ja sina seal olulisuse tabelis kogu aeg oled erinevas kohas. Nii et sa ei ole mingi VIP, kui sa oled 2 aastat olnud ühe sama tehase klient. Et sükest nagu Saksa usaldusväärsust Hiinas ei maksa nagu oodata. Et need on 2 näidet näiteks toodetest, kus ma olen nässu läinud omadega. Ja, suur aitäh, Egle. Siin tuli nüüd küsimus veel, et kas kõik äriideed sinu ettevõtlus teil on olnud Amazoniga seotud või proovisid algul ka midagi muud? Ja muidugi proovisin midagi muud. Alustasin kõige esimesena, no ma võin natuke järjekord segamini minna, aga olen teinud lastevoodeid puidust, sellised majakujulisi, kus on kangaga kardinad ja katus. Siis jõudsime arusaamale, et me ei taha osta mingisugust tööstuslikku sisustust. See oleks väga kallis olnud ja siis jätsime selle idee pooleli. Siis olen teinud koos abikaasaga vending machine ehk siis kus saab kohvi, teed, snäkke osta. Selle jätsime pooleli puhtalt sellepärast, et marginaalid olid nii pisikesed, et seda šokolaadi müüd seal 1,20 eest, aga ise ostad sisse 1,15 eest enam-vähem, et nagu alles ei jäänud eriti midagi ja teine oli eetiline pool. Me nägime, et kui me ujulatesse ja kuskile hobiasutustesse oma masinad panime, siis põhiklient on laps ja me müüsime lastele suhkrut ehk sisuliselt narkootikumi. Kui me teame täna, kuidas aju töötub, suhkur on narkootikum, lihtsalt legaliseeritud narkootikum ja meile see ei sobinud ehk siis me lõpetasime selle ära. Siis on 2 mitteskaleeritavat äri. Olin Teletorni ja Lennusadama digiturunduse projektijuht oma digiturundusettevõtte alt meeskoeraga. Ühtegi tiimi polnud, ise tegin kõik ära. Ja siis tundsin, et ma võin ju digiturundusettevõtte teha, aga paraku nagu loovagentuuridel ta ikka on, et juht jääb alati pudelikaelaks, sest kõik asjad käivad juhi käest läbi varem või hiljem ja siis sa istud seal hiliste öötundideni ja kiidad heaks mingisuguseid kujundusi ja kampaaniaid ja ma sain aru, et see ei ole skaleeritav ehk kasvatatav ja ma ei saa väga hästi minna Eesti piiridest välja. Ja ma lõpetasin selle ära ja siis ma hüppasin teise samasugusesse ettevõtlusesse. Ma olen tohutu sisearhitektuuri fänn. Läksin isegi sisearhitektuuri õppima, võtsin endale, mul olid juba majad, juuksurisalongid, massaažisalongid olid klientideks ja siis ma sain aru, et Egle, mida sa teed? Täpselt sama asi. Peadisainer on alati pudelikael oma sisearhitektuuri ettevõttes. Sa oled number 1 nimi ja see on väga tore näha oma nime kuskil, aga paganamas, sa oled ju ka see, kes peab kinnitama kõik projektid ja kui midagi on pekki, siis sa pead ümber tegema. Ehk siis jälle ma ei saa skaleerida ja jälle sama reha otsa nagu astusin. Ja siis vahepeal tegin ka selliseid vintage piltidega tasse ja rõivaid ja seal takerdusin ikkagi kvaliteediprobleemide taha ja tootmisprobleemide taha. Nii et olen teinud praegu enne Amazoni 5 erinevat asja. Olen higistanud ja see on kõik palgatöö kõrvalt olnud õhtuti nädalavahetuseti ja väga sageli ma olen tõmmanud oma abikaasad ka sinna sisse, aga mitte tahtlikult, vaid ta pigem on küsinud, hei, kas sul on abi vaja või siis öelnud, et kuule, tee niimoodi või naamodi. Mitte kõiges küll, et lastevoodid me tegime koos, aga digiturundus sisearhitektuur on 100% ainult minu õlgade peal, nii et ta mõnes mõttes ilmselt aastatega lihtsalt harjus, et ma olen veidike nagu hunt kriimsilm, et ma tahan proovida täiesti erinevast valdkonnast ettevõtlusideid, et need omavahel ju mitte kuidagi moodi ära ei seo ja ei ole loogilised. Et pigem isegi selline skisofreeniline veidi, et nagu, come on, nagu rahune maha, nagu tee lihtsalt mingit asja, saa spetsialistiks ühes valdkonnas, mida sa tõmbled ühest kohast teise. See oli selline nagu, suhtumine, eks ju, mis ma väga sageli sain. Ja ise mõtled ka, et kas mul on midagi viga. Ja siis mõtled, ma ei tea, ma olengi selline, et mis ma teha saan.
Ja, Egle, mul on seda juttu hea meel kuulda, siis ma tean ka, et mul ka järelikult diagnoosi ei ole, nii et väga positiivne. Aitäh! Meil on diagnoos on küll ja diagnoos on hunt kriimsilm lihtsalt. Õnnelik hunt kriimsilm. Ja võtame 2 viimast küsimust ja siis tõmbame selle õhtu kokku ja Egle, sinuga saame vast veel teha teinekord vestlusi, sest materjali veel on ju kilomeetrite hulgas. Nii Anu küsib veel, et kuidas sa leiad tehased, kes sinu toote valmis teevad? See on täiesti omaette protseduur, see on hästi põnev protseduur, see ei ole ainult niimoodi, et sa lähed Alibabaasse. Me tegelikult inglise keeles on selle jaoks reverse engineering, on olemas väga nutikad ja ägedad nipid, kuidas sa saad kätte päris tehased, kes ei ole siuksed, et onu garaažis oma vennalastega on businessi püsti pannud, mis on hästi sageli toimub Alibabaas, et pildid on ilusad, aga sa ei tea, kas pilt on tõsi või mitte. Või siis, et mis on nende tootlis kvaliteedistandard või suutlikkus, eks ju. Et need, kes reaalselt Amazoni kohta tahavad rohkem õppida ja kes praegu on Töötukassas arvel, siis Töötukassa kaudu saad võtta Amazoni kooli koolituse. Aga kui sa tahad omal käel tulla, siis kirjuta mulle egle@amazonikool.ee ja ma teen sulle 219 € soodsamalt. See on päris kallis koolitus, sest ta on väga-väga mahukas koos eluaegse toega, aga ma teen sulle soodushinda. Kui sa tõesti tahad sellesse valdkonda tulla, siis ma saan sulle põhimõtteliselt olla eluaegne mentor, et ma ei kao su kõrvalt kuhugi ära. Aga tehaste leidmine on hästi põnev protsess. Ma olen ise hästi kirglik selles osas, et kuidas on võimalik maa pealt üles leida tegelikke tehaseid, kes tegelikult toodavad suures koguses ja väga hea kvaliteediga asju, ilma et sa peaksid ööune ära kaotama selle koha pealt, et 50% toodangust läheb praaki. Et seda me oskame seda vältida päris hästi. Ja, et Egle, sa soovisid rääkida ka sellest enda kursusest, koolitusest, eks, või see oligi seesama? Ja, see oli seesama, et see on pigem nendele, kes tõesti mõtlevad, et see ei ole kõigile, rahvusvaheline e-kaubandus ei ole kõigile, see on pigem nendele, kes tunnevad, et nad on inglise keeles ikkagi tahavad toimetada, sest see on rahvusvaheline toimetamine ja kellele meeldib teha ja õppida, sest meil on päris palju vaja erinevaid asju selgeks õppida ja kellele meeldib põnevus ja kellele meeldib pigem vaadata, mis kõik veel on võimalik ja kes ei taha olla Eestis ainult kinni. Et jah, me kõik võime ju öelda, et me tahame teenida, ma ei tea, 5-kohalist palka ja et mul on siin palju töötajaid ja kõik on hästi, on ju. Mina sõidan 4000 € autoga ringi, et selles mõttes mu raha läheb kõik tagasi Hiina, et see ei lähe tarbimisse mitte miskit moodi, aga Amazoni ettevõtlus pigem sobib teatud tüpaažile, kes ettevõtluse koha pealt tahaks katsetada, avardada oma piire ja näha, et mis maailmal on pakkuda. Täna Amazoni kogukonnast Eestis on tegelikult juba, ma ütleks, ligi 20 väga-väga head ja edukat ettevõtjat, pluss mingisugune 2000 alustajat, et meil on oma kogukond Eestis sellest valdkonnast juba täiesti tekkimas paari aastaga, mis nüüd see uus tegutsemisvaldkond on üldse olnud võimalik meile. Nii et kirjuta Egle Amazoni kool ja kui sul mingi küsimus on, ma vastan ära, et ei pea kuhugi liituma ega tulema, aga ma saan siin esialgse nõustamise saan ära teha, kui sa mõtled, et kas sa tahad rahvusvaheliselt toimetada või ei taha. Põhitegevus on tootearendus ja turundus, et ega me neid kaupu Eestisse ei too, me saadame Hiinast otse Ameerikasse, tagades siis selle, et kõik on kvaliteetne ja kõik on täpselt nii, nagu peab. Egle, suur aitäh sulle ja siin põnevuse tekitamiseks, et kellel on need koolituse nimed, kui sa pane siia chati see koolituse nimi, Egle, et kellel on nüüd tõesti detailsemaid küsimusi, siis nagu Egle ütles, et ta suurima hea meelega aitab ja toetab. Nii et kõik sellised spetsiifilised küsimused nüüd toredasti Eglele. Ja tõmbame tõesti siis otsad kokku, et ka minagi siin pean tuppa minema hoovi laste mängumajast, et pisemaid magama panna. Ma olen südamest tänulik, et te tulite, et te olite ja panen siis võib-olla südamele selle tänu kõrvale ka selle, et see üks asi, mille sa noppisid, realiseeri see juba homme. Alusta selle realiseerimist juba homme. Egle, kas sa nõustud? Ja, see on kõige tähtsam asi, sest et see aitab sind lähemale sellele sädemele ja see säde võib sinu jaoks olla ükskõik kus, et kui mulle meeldib, ma ei tea, kardinaid õmmelda, siis see ongi minu säde ja kui mulle meeldib rahvusvaheliselt miljoneid keerutada, siis see ongi minu säde ja kõik ongi täiesti okei. Minu säde on minu enda säde.
Egles oli väga kaunis kokkuvõte meie tõeliselt inspireerivale õhtule. Nii et lähme nüüd siis kõik enda sädet otsima ja taaskord veel suur aitäh, Egle, et sa võtsid enda väärtuslikust ajast selle 1,5 tundi, et aidata ka teisi naisi julgemalt edasi liikuma. Nii et kaunist õhtu jätku teile, Egle, sulle mõnusat aega iseendale hetkel ja nagu sa oled praegu mediteerimistoolis, et saad nüüd jätkata siit nii-öelda mahalaadimist, puhkamist, energia kogumist. Ja naised, mina väga ootan neid kingitusi ja anded, mis teil on, palun jagage maailmaga, nagu koduseintest tuleb väljapoole minna, sest meil on lihtsalt nii palju, mida anda. Me elame meeste maailmas, toome rohkem naiselikkust ja naiste poolt loodud teenuseid ja tooteid siia maailma, kus me ise ka elame. Me väärime seda. Jah, kaunis lõpp. Naised, mehed, me kõik seda väärime, mis meie seest tuleb ja mida me saavutada soovime. Nii et ma soovin teile ilusat ja kaunist õhtut, kirjutage Eglele, Amazoni kool ja te saate kõik toredad vastused sealt ilusasti kätte. Suur aitäh teile. Ja ütlen korra veel siia ka selle, et me saame ka järelkuulamist teha. Järelkuulamislink